Keset haldusreformi, koolide liitmist ning postkontorite sulgemist hakkas sensor välja peilima Eesti kõige kaugemat kohta. Kõige kaugemat koolidest, poodidest ning päästekomandodest. Ning me leidsime selle koha siit Tartumaalt Peipsi järve äärest. Tere tulemast Meerapalusse! Koolimäe pandi kinni 1971 ja see koolimäe ehitati 1958 kuni 63. Ja need lapsed, kes tulid esimese klassi, need lõpetasid ka selle kooli ja oligi kõik. Mina olen siin elanud 64. aastast saati siin. Projekti järgi on see tuba õpetajate tuba ja õpetaja korter oli siis seal. Ja õpetaja korteril oli üks tuba ja köök, ega õpetajale rohkem ette nähtud ei olnud. Aga võime üleval korrusel ka käia. No näe, ükskord võtsin ette, vihma sajab, pesin selle akna puhtaks ja koridori ka. Ja siin on siis seltsituba. Selle ka pühkisin ära ja sättisin korda. Näe, ja siin on raamatukogu. Raamatukogu töötab 9-15. Laupäeval? Jah, laupäeval. Ja. Siin tahtsid siis teha kangakudumist. Seltsituba, see on mul koristamata, ma ei ole siin koristanud. Ja see oli Velskri vastuvõturuum. Ja. Aga kooli ajal oli siin minu klass. See oli minu klass. Ja. Aga nüüd ei ole kedagi, haigeid ei terveid, kedagi enam ei ole. Ja. Ja. Kas on kahju ka, et lapsi ei ole enam siin külas ja kooli ei ole? Ei, unenäos näen ikka, unenäos olen ikka õpetaja edasi. See ei loe midagi, et ei ole. Teie koolimaja alati, jah? Ja. Ikka näen unes kooli ja koolilapsi ja. Aga lähme edasi. Läheme edasi. Mina olin siin samas majas õpetaja, ja minul olid lapsed väiksed siis ja keerasin ukse lukku ja läksin tundi andma. Ja minu tütre Kairiti pere ja siin on minu poja Kaiuse pere. Kristel ja Martin käivad Võnnu keskkoolis. Ja. Selleks, et Hiiu lapselapsed kooli jõuaksid, tuleb neil minna bussile kell 7:12 hommikul ja alustada pikka sõitu Võnnusse. Meerapalule lähim postkontor, pood, põhikool ja vallakeskus asuvad 20 kilomeetri kaugusel, riiklik päästekomando ja pangaautomaat 35 kilomeetrit, aga sinna ei saa bussiga. Keskkool 48 kilomeetrit ja maakonnakeskus 75 kilomeetrit. See on selline pikk aeg bussis logiseda, et väsitab ära, aga midagi ei ole teha. Selles suhtes, et iga kilomeeter kriibib hinge. Ja eks ma vanematega pärastki, et ma ütlen alati, et ma jään appi või mis iganes, et ma aitan, aga vanemad on sellised hästi toetavad ja ütlevad, et mine ikka, et ära ole kodus, et me saame hakkama. Ma olen pärit Meerapalust, sündinud ja kasvanud seal, et siis 12 põlvkonda seal koha peal ikkagi olnud, et mul oli juba väga-väga ammu see soov teha see lugu panna kokku ühte raamatusse. Tere! Kas saaks näha eelmise aasta uurimustöid? See Meerapalu uurimustöö. Sa tead iga maja kohta teda näpuga, kes siin elab? Jah. Ülo on täitsa olemas. Äkki Ülo maja? Näed, see maja ongi.
Okay. See oli kunagise koolmeistri maja. Siis seal oli pood. ...66 aastat olen elanud ja siis 43 aastat olen kala püüdnud. Naine oli kauplus siit samast tagasi minna. Naine oli mõni 25 aastat oli kaupmees oli seal oli, aga ja lõpus teie õigust on enam ära tead, läbimüük on nii palju väike, et vaheks sa suveldad jäätis, sa ei saa teda kuskilt. Mehi koorma jalgrattaga või üks väljajuttaga. Aga nii kaua läheb jäätis isuga üle läheb tead. Ja siis on pidupäev, on lauhkapäev, on pidupäev, on kolmapäev ja laupäev tead. Poes käimisega on niimoodi, et mul on auto ja mul on oma hea Toyota Corolla. Ajan selle garaažist välja ja lähen käin poes. Suure seljakoti panen kraami täis ja sellega elan jälle 2 nädalat ära. Ja. Aga see aasta on mul 2 kana ka. Näe, 2 muna ja 2 muna, palju mul vaja on. See on minu siisike ja kõige vanem kits ja siin on Valgu ja Valle. Siin külas mitte ühelgi inimesel ei ole looma. Mina olen selline hull inimene, kes kogu aeg loomi kasvatab. Nooremad inimesed püüavad kala ja püüavad kala. Ikka on mõrrad ja pannakse mõrrad sisse ja püütakse kala ja tööandjatest nüüd vallas on vald ise, sinna kuuluvad õpetajad ja lasteaiakasvatajad ja nii edasi. Ja siis Susan Klatikas, kus praegu oleme, siin on ütleme kõige rohkem töötajaid. Meerapaluga kah on nüüd nii, et ta on nüüd ütleme ikka viimaste aastate jooksul rahvaarv on seal vähenenud tublisti täitsa. Et on väga palju tekkinud ikkagi suvilad inimesed, kes tulevad suveks, aga põliselanikke on vähe. Nagu enda koha pealt öeldes, et Susan Klatikal on seal 2 kaluri nagu paati, ühes on üks isa pojaga püüab ja teised on vähe rohkem, seal on 4 püüdjat on laevas. No ikkagi see kutsumus, oled eluaeg seda tööd teinud ja et ei oska nagu muud tahta ka praegu. No minu vanuseid siin Meerapalu külas ei ole nüüd enam ühtegi jäänud. Kõik on ära koolinud linna ja et sinna töö peale läinud ja et siin lihtsalt ei ole lihtsalt enam millega tegeleda. Ta on siuke väljasuremis ääre peal. Et ta juba ongi põhimõtteliselt. Et nii kurb, kui see ka ei ole, et noored tõesti lähevad edasi õppima ja töötama ja see küla tegelikult surebki vaikselt välja. Mina ja vend oleme tegelikult ainukesed õppurid sealt külast. Ja siin ei ole enam ühtegi inimest, siin on kõik surnud, siin on ainult metssead ja rebased ja kümmekond kalamist on siin 2 küla peal kokku. Aga kaovad, järjest kaovad. 1, 2.
iga maja kohta on tegelikult lugu rääkida. Iga väiksemgi vihje, mis selle küla kohta on, et see tegelikult väga-väga vinge. Sa ütlesid, et 12 põlvkonda on perekond seal elanud. Kas sinu põlvkond jääb viimaseks? Ei, ma ei usu. Ma arvan, neid põlvkondi tuleb ikka veel. Ikka raske südamega lahkuda, et kuidas et nädalavahetuse veedad, aga kuigi ma tean, et mida rohkem aega edasi, seda vähem ma tegelikult seal kodus veedan. Aga midagi teha ei ole, et me kõik kasvame suureks ja elu läheb edasi.